Stabiilne perepoliitika on tegelikult stabiilne valitsus, stabiilne fiskaalpoliitika, stabiilne majanduspoliitika, stabiilne regionaalpoliitika, stabiilne sotsiaal- ja tervishoiupoliitika, stabiilse valitsuse liikmed, kes mõistlikult suhtuvad Eesti inimestesse ja ka Riigikogu liikmetesse. Aga mida me oleme selle asemel saanud? Jürgen Ligi väljaütlemisi. Kui teil raha ei ole ja te lähete poodi, siis ostke soodsamaid tooteid. On see praegune ministri arvamus, väljaütlemine, ja seda saab lugeda kogu valitsuse sõnumiks meile. Kui teil raha ei ole, siis minge ja ostke seda soodsamat toodet, heal juhul konservi. Ja need on need väljaütlemised, mis ei saa kindlasti öelda, et see on stabiilsuse märk. Ja siis vaadatakse, et huvitav, et aga miks meil siis see sündivus langeb? Ja siis tuuakse kohe esile, et aga meil on ju Ukraina. Jah, loomulikult, ja ongi raske olukord. Aga kas me midagi ka riiklikult teeme selleks, et lahendada seda probleemi? Ei tee. Ja sellised sõnumid nagu Karmen Jollerit, et teie peate meid kannatama nii kaua, kuni meil on koalitsioonis 51 häält. Või siis Jürgen Ligi, kes mõnitab, et kui raha on otsas, siis minge ostke soodsamaid toitu. Neid sõnumid tegelikult inimesed tahaks kuulda. Te ise valitsus praegu külvab seda ebakindlust. Ja see on lubamatu.